Tere päevast! Täna vaatame, kuidas saab lihtsa vaevaga vastikult talvise Schnelli juurest suvise Seychelli juurde. Ja nii lihtne see ongi. Tere tulemast Seychellidele, imekaunisse paradiisi, kus käivad puhkamas rikkad eurooplased. Mina ei saa ennast rikkaks pidada, kuid väiksema Aafrika riigi tiitlit kandval saarestikul kulub korralikult. Aasiapäraselt odavat majutust siin juba naljalt ei leia ning tipphooajal ei pruugi siin üldse majutust leida, sest saared on pisikesed, tehtud liivast ja kividest, mitte kummist. Kuna aga jõulude ajal on Seychellidel äärmiselt palav, siis tähtsad asjad enne kõike ning alustuseks uurin igaks juhuks kohe õlle hinda, sest äkki peab üldse koju tagasi minema. Palavas kliimas ei saa muidu. Peab ikka väike külm jahutav jook olema näpus, kuigi tarkpead ütlevad, et troopikas tuleb ikka vett juua, aga mis sa teed esimesel päeval ikka tahaks seda õlut juua, nii et anname kiusatusele järele. Õlle hindadest ka muide. Kohalik väike pudeli õlu maksab siis 40 Seychelli, mis see nüüd oligi see Seychelli ruupia ja see teeb siis hinnaks 2,5 eurot on siis üks selline väike kohalik pudel, aga samas ma olen ka sellises kohas nagu Praami sadam, et siin nagu muid väljavaateid ei ole, siin mitte ühtegi poodi, mitte midagi kõrval ei ole, nii et kui tahad Praami peal natukene külma õlut limpsida palavas, siis see on ainus lahendus praegusel hetkel. Praami peale go! Minu Seychelli trip algab Mahesaarelt, aga siit plaanin kohe edasi liikuda pisemale ja imekaunile Latique-nimelisele saarele, kus kavatsen üles leida need mõned maailma kauneimad postkaardirannad, mida varem olen internetis näinud. Selline on aga Praamil leiduv pulmaseltskond. Kõik meeldivad vintis, aga lõbusad. Keegi eestlaste kombel kaklema ei kippunud. Pulmapidu on käimas, see kestab mitu päeva ilmselt. Meid kutsuti ka pulmapeole, aga ma ei tea, kas me sinna jõuame. Halleluuja! Amen! Rastafari! Halleluuja! Kuigi taevas on päikseline valgus, toob uus päev uudiseid halbu. Tegelikult halvad uudised tulid juba eile, kui ma siia Latique saarele jõudsin. Nimelt Praam tõi mu küll ära, aga minu kohvrit nad ei toonud, nad olid selle kuhugi maha jätnud ja nüüd on teine ilus päev, päike paistab ja mul ei ole ühtegi asja peale oma kaamera ja nende riiete, mis mul siin seljas on ja see on muidugi magus ajaraisk ja ma lihtsalt ootan, et äkki ma saan oma kohvri siiski kätte ja saaks nagu minna seda ilusat, väidetavalt ilusat saart avastama. Jah, okei, thank you very much. Kohver on käes, loodan, et kõik asjad on alles. Nüüd saab minna saart avastama. Muidugi kogu selle Praami businessi juures peab seda ütlema, et maru kallis sõit on. Siin kehtib nagu tasu minuti järgi, kui sa sõidad 60 minutise sõidu, siis maksabki 60 eurot. Ja 15-minutiline paadisõit maksab 15 eurot. Ja nii see asi siin käib. Kui sa nüüd küsid, et miks ma nii totakalt paksult riides olen, siis põhjus on üks lihtne ja väga konkreetne. Nimelt peale oma kohvri kätte saamist läks selliseks rabelemiseks, et kiiresti oli vaja ju saart avastama minna, et ma unustasin igasuguse päiksekreemi peale panna. Ja tulemuseks oli totaalne ärapõlemine. Miks ma siin jalgrattaga liigun, on loomulikult see, et siin saarel autosid eriti ei ole ja põhiliikumine toimubki jalgratlastel. Selles peamiselt aafriklastest, aasialastest ja eurooplastest koosnevatel saartel kuuleb palju prantsuse ja sellele segadust tekitamiseni sarnast Seychelli ehk prantsuse kreooli keelt. Kuid isegi suvalise pisipoe müüjad räägivad perfektset inglise keelt ning üllatav on äärmine viisakus ja abivalmidus, mis siin riigis kohe siiralt silma hakkab. Uksed on lahti, võtmed on ees, dokumente ei küsita ning selline harjumatu turvalisus on eestlase jaoks esialgu isegi ehmatav. Ja niisiis tähtsamad asjad kõigepealt.
leida üles kaunimad rannad, mida kujutatud postkaarditel ning kohtuda hiidkilpkonnadega, millest olen samuti netis palju pilte ja videosid näinud. Kuid kas see on müüt või liiguvad siin tõesti sellised vabalt ringi? Jutud vastasid tõele. Siin Latiik-saare peal tõesti tundub, et leidub ka selliseid vabas looduses liikuvaid kilpkonni. Üks on täpselt siin jalgrattateel, mingisuguse lehepudruga ametis. On hiiglane küll. Kui alguses ütlesin, et Seychellid pole just odavaim puhkusekoht, siis nii see tõesti on. Tavaline lõunabufees suvalises teeäärses kohvikus maksab 30 euro ringis. Korralikematele õhtusöökidele võib lausa 100 eurosid kuluda. 2 keskpärast kalarooga ja pudel veini läheb maksma circa 70–80 eurot. 2-3 euroseid eksportõllesid kahmavad kohalikud elanikud aga hommikust õhtuni päris hoogsalt, mille järgi võib oletada, et elatustase siin väga vilets polegi. Küll aga võib söönuks saada aga väga odavalt ja lihtsalt, kui juhuslikult nõudmised toidu osas pisut tagasihoidlikumad on. Näiteks sarnastes teeäärsetes kodukohvikutes maksab lihtne burger 5 eurot ja kreoolipärane vokkroog isegi 4 eurot. See on siin kõige soodsam söögivariant, see tuleb ka ära proovida. Seda nimetatakse kreooli toiduks või kreooli stiiliks, et ma ise ka kunagi sain aru, et küsisin, mis see kreooli toit nagu on ja restoranis ettekandja nagu ei osanud seletada, ütles, et see on kohalik stiil. Ja see tähendab mida? See on kreooli toit, see on kohalik. Tegelikult kreooli toitiga mina ka täpselt ei olegi aru saanud, mis see on, aga kõik sellised liharoad, sellised kastme moodi asjad ja riisiga. Kreooli toidu juurde ilmselt riis käib, aga eks ma pean minema guugeldama, et mis need kohalikud toidud veel täpsemalt nagu endast kujutavad, aga see on päris hea. Kõlbab püüa küll. Ma ei tea, miks ma selle kohaliku külma õlle võtsin. Ma mõtlesin, et lähen vaatama ka mingit kohalikku kõige kõrgemat mäe tippu. Mõtlesin, et väike külm õlu tasub ära. Ma ei kujutanud ette, et nagu nii hull ronimine on. Jalgrattaga siia üles ei kannata sõita, sellepärast et see vana roostes küna väga käike vist ei taha vahetada. Suhteliselt mõttetu üritus. Ratas tuli jätta poole tee peale, jalgsi edasi kütta. Jalanõu valik jälle täiesti vale. Eile olin tossudega, need olid liivased. Täna olen plätudega, ronin mäe otsas, kõik on valesti. Nüüd aga, hea televaataja, on mul teile hea meel tutvustada mingitsugust sorti sajajalgset, kes siin põõsastes roomab. Päris nästi elukas. Panen selle õllepurgi siia kõrvale, siis saad umbes aru, kui suur ta on. Ikka igavene pirakas, no 15 senti kindlasti pikk või 20. Aga jätame selle 1000 jala omi asju ajama, seda enam, et mõned liigid pidid küllaltki mürgised olema ning pigem suundun Mäkke oma megavaadet otsima. Vist annan alla, see tähendab, lähen alla. Ma ei tea, palju siin peab kõndima. Ma olen läbi märg. Jõud lõpeb. Ma ei tea, mis saab. Ja higise pingutuse finaaliks pettumus. Ilge pikk tee sai ära käidud ja tuli välja, et restoran pole valmis veel. Ehitavad alles, postid on püsti. Kaardi peal juba ära märgitud, siis peab tagasi minema, mis siin muud. Aga vähemalt pakkus Mäkke ronimine oivalist vaatepilti India ookeanile.